Tere, head sõbrad! Siiras rõõm on täna teid tervitada Vanavõidu külast. See on paik, millest ma olen väga palju mööda sõitnud, aga täna on põhjus siin teha üks pikem peatus, sellepärast et mind on külla kutsutud Viljandi Kutseõppekeskusesse. See on ligemale 100-aastase ajalooga õppeasutus, kus on võimalik valida ligi 30 erineva õppekava vahel. Ma kutsun teid endaga kaasa, see saab olema kindlasti tore saade, nii et tere tulemast õppima! Viljandi Kutseõppekeskuse pikaaegne direktor Tarmo Loodus on olnud ametis juba alates aastast 2004. Siin on tunda tõelist nostalgilist ajaloohõngu ja samas on siin ka ju uus korpus. Jaa, me oleme vanas mõisakoolis, kus on ära kasutatud mõisa härrastemaja, kus on ära kasutatud vanad kastellid ja loomulikult on ehitatud juurde kaasaegne õppekorpus, kus siis on ka väga kaasaegne sisustus. Ja õppimise võimalusi on siin tegelikult ju, võiks öelda, et igale maitsele. Ja meie üks selline moto ongi, et me oleme ühes külas kogukonnakool, kus me pakume õppimisvõimalust igale inimesele. Kas ta on siis hariduslik erivajadusega, on ta ratastoolis, on ta kuulmispuudega, siis me oleme loonud kõik selleks, et siin iga inimene saaks õppida, kui ta leiab vastav eriala. Te teete ka koostööd ja tänu sellele olete leidnud uusi võimalusi, mida pakkuda veel juurde? Jaa, ega see üksi tegemine ei ole ju mingi asi, võiks niimoodi öelda, et oluline ongi see, et sul oleks rohkem partnereid, kellega koos sa seda õpet edendad. Ja nende olemasolu tuleb sellest, kui hea sa tegelikult oled. Et kui sa oled ise kvaliteetse õppepakkuja, siis hakkavad tulema ka ettevõtjad, kes ütlevad, et kuule, me võiks midagi koos teha. Aga erivajadusega haridust pakute ka ja olete mõelnud ka nende inimeste peale? Ja erivajadustega õppijate osakaal on meil kusagil 10%, ehk siis umbes 100 õpilast ja nendele valikute võimalused on päris laiad. Meil saavad nad õppida ehitust, nad saavad kutsekeskhariduse, kui nad õpivad ehitust, kas siis ehitust ennast või siis ehitusviimistlust. Samamoodi nad saavad õppida abikokkadeks, köögiabilisteks, nad saavad õppida puhastusteenindust meie juures. Meil on ka auto erialal rehvi vahetuseks, rehvitehniku eriala neile pakkuda, nii et see on päris suur osa sellest. Teine pool on sellest nüüd vaegkuuljad. Et me oleme viimased 8 aastat pakkunud üsna mitmel erialal vaegkuuljate võimalust koolitada. Tänu sellele oleme me üsna kuulsad nende hulgas ja tundub, et see soov meil õppida järjest jätkub. Meil on viipekeeletõlk, tõlgid õigemini, kes siis aitavad neil õpikus hakkama saada. Aga meil on ka tehnoloogia appi tulnud, sellest sügisest rakendame üle interneti viipekeele tõlkimist, sest Viljandis ei ole nii palju viipekeeletõlke, aga Eestis neid on olemas ja läbi internetisüsteemi annab seda kenasti teha ja sellest sügisest läheb see meil käima. Lisaks sellele loomulikult see ratastoolis. Ratastoolis saab õppida meil põhimõtteliselt infotehnoloogia erialasid, seal ei ole vaja püsti seista nii-öelda. Ja äsja just valmis mõisa juurdeehitus invalift, mis tõstab meie ratastooli õppijad siis sinna teisele korrusele, kus see IT eriala hakkab olema. Teil on ka kaugemalt tulijaid, kas on ka õpilaskodu? See oli esimene hoone, mis siin rekonstrueeriti ja meil on nüüd siis 230 kohaline kortertüüpi õpilaskodu, mitte nagu vanasti olid pikad koridoritoad, vaid on tõesti boksid kortertüüpi, elatakse 4 kesi, 4 peale on 2 tuba pluss siis köök, kesid, pliit, külmkapid, asjad, et tegelikult on see nagu kodu loomine olnud nende jaoks, sest meil ikkagi üle 200 inimese on kaugõppes, kes vajavad siis sessi ajaks ruumi ja seda nad meilt saavad. Kui mõelda tuleviku peale, siis kuhu te suunate oma investeeringud? Tuleviku jaoks on 2 asja. Üks on tehnoloogia, et õppetehnoloogia peab olema võimalikult kaasaegne, et me oleksime võib-olla ettevõtjale isegi mõningal määral teenäitaja, et kuulge, vaadake, nüüd tulevad sellised masinad tehnoloogiad. Teine pool on kindlasti meie ruumid ja meie enda olemasolu siin, et kui me vaatame härrastemaja, siis sellest saab, eks ole, itimaja ja seminariruumid, ehk siis me loome ka seda täiskasvanute haridusele uusi võimalusi. Meil on ju koostöö Töötukassaga, meil on koostöö erinevate ettevõtjatega, kes siis meie juures käivad koolitamas, et see on väga oluline. Kindlasti on ka oluline see, millega me õpetame autoerialasid. Me oleme täna üks vähestest Eesti koolides, kus peale põhikooli lõpetamist saab tulla õppida veoautojuhi või ka bussijuhiks. Muidu on need piiraastad 21 vanus või 24, aga meil saab juba 16-aastaselt veoauto rooli istuda ja õppima hakata.
et ka sinna tuleb investeerida, et need veoautod, need on muutuvad järjest kaasaegsemaks, järelikult jälle uut tehnoloogiat on vaja. Ehk siis kokkuvõttes võibki öelda, et iga kutsekooli väljakutse on kaasaegne tehnoloogia, laborid, sisustused, uued materjalid. Viljandi Kutseõppekeskuses on IT-erialade juhtõpetajaks Ülvi. Ülvi, mida kõike teie osakonnas õppida saab? Meil saab õppida IT-süsteemide spetsialistiks, tarkvaraarendajaks, kokaks, kelneriks ja puhastusteenindajaks. Milline kõige populaarsem nendest on noorte jaoks? Ikkagi IT on kõige populaarsem. Teil on väga kihvt IT-labor, et olen kuulnud, et sa saab päris roboti ise valmis ehitada. IT-laboris meil eelkõige õpitakse riistvara, kuidas arvutit parandada, kuidas arvutit ehitada ja kuidas leida vigu. Robootikat me õpetame väikeste arendusplaatide peal. Robootika on selline vahva teema, kus saab ära õpetada nii programmeerimise, elektroonika kui ka mehhatroonika ja õpilastele see väga meeldib. Saab ise käed külge panna ja arendada. Näiteks saavad panna tillukese auto autonoomselt ringi sõitma, nii et ta ei sõidaks vastu seina. Tegelikult robotid ümbritsevad meid kõiki, näiteks targamajasüsteemid on robot, mis juhib kogu sinu ümbritsevat keskkonda. Andurid ja täiturid teevad seda, mis talle on ette öeldud, et kuidas sinu ruum peab olema temperatuurilt, valguselt, soojuselt. Kõiki neid teadmisi ja oskusi saab omandada meie koolis. IT-süsteemide spetsialistid käivad meil praktikal üle Eesti, nii IT- kui tööstusettevõtetes ja ka välisriikides. On käidud Inglismaal, Saksamaal, Soomes ja mõned on minemas Maltale. Väga häid tulemusi saavutavad meie õpilased kutsemeistrivõistlustel. Viimased aastad on kogu aeg tulnud esikohad. Tarkvaraarenduse erialal saab õppida sessioonõppes 2 aastat. Õpitakse veebiprogrammeerimist, andmebaase ja tarkvaraarenduse aluseid. Aga lisaks sellele ma kuulsin, et mainisite ka seda, et on võimalik õppida kelneriks. Kui populaarne see noorte seas on? Koostöö on meil Viljandi gümnaasiumiga, kus õpilased saavad valikaine raames kelneriametit õppida. Õpitakse seal restoraniteenindust, etiketti ja joogiõpetust. Aga et kelneritel tööd oleks, on vaja ka ikkagi toit valmis teha. Kokaks saab siin ka ju õppida? Jaa, kokaks saab õppida. Kokaks saab õppida päevases õppes 3 aastat ja sessioonõppes 2 aastat. Kuidas on lood cateringiga? See on ju ka ikkagi päris selline keeruline protsess iseenesest. Cateringi teenust pakutakse samade kokkade õpilastega siin samas suurköögis. Meie suurköögis valmistavad toitu meie oma õpilased kokkade juhendamisel ja cateringi teenust pakutakse siis erinevatel üritustel. Cateringi teenusena on korraldatud Õisu veinifestivali, Ugalas presidendi vastuvõttu ja Tallinnas haridusministeeriumi üritust. Ja väga hea koostöö on meil kohalike ettevõtetega, kus õpilased käivad praktikal. Käiakse muidugi ka teistes linnades, Tartus, Tallinnas, Pärnus. Õpirände raames käiakse välisriikides. Kokad väga palju täiendavad üldse ennast välisriikides. Näiteks meie õpilased on käinud Küprosel, Itaalias, Prantsusmaal. Need üritused juba räägivad iseenda eest, aga ma tean, et teie noored on olnud ka tublid noore meistri võistlustel. Jah, ja mitte ainult noore meistri võistlustel. Osaletakse erinevatel kutsemeisterlikkuse võistlustel, noorkokavõistlused, grillimise võistlused, kus iga aasta osaletakse. Näiteks eelmine aasta noorkokavõistlusel saadi parima kalafileerija tiitel ja samuti kelnerid on saavutanud häid tulemusi, on toodud nii esimene kui teine koht. Õpilane saab sellega tõestada, et on omal alal juba noor spetsialist. Lisaks arvestatakse seda kooli lõpus kutseeksamil ja see õpilane, kes on saanud siis noormeistri tiitli, ei pea seda kutseeksamit tegema, et on sellega selle ära tõestanud ja on jälle üks rida, mida kirjutada CV-sse. Erivajadustega õpilastele pakume 2-aastast köögiabilise õpet, kus nad saavad õppida, kuidas olla abiks kokale, teha praktikat ja õppida kõiki köögitöid.
Lisaks on meil puhastusteenindaja õpe, 1-aastane sessioonõpe ja seal on palju õpilasi ka töökohapõhises õppes. Õpitakse koristusvahendeid, koristusmeetodeid, koristusaineid, eripuhastustöid, tekstiilipuhastust ja saab ka spetsialiseeruda toateenijaks. Sama õpe on ka erivajadustega inimestele olemas. Loomulikult. Aga mida te, Ülvi, ütlete, et miks peaks noor valima just Viljandi Kutseõppekeskuse, et tulla siis teie osakond õppima? Ma ütleks, et meil on väga kaasaegne kool, väga ilus kool ja väga sõbralik õhkkond. Tundub, et see on noortele väga hea hüppelaud eluks ja te teete väärt tööd. Suur aitäh teile info eest! Aitäh teile! Kutsume kõiki meie juurde õppima. Meil on parimad õpetajad, parim kool. Viljandi Kutseõppekeskuse huviringis tehtud masin, väga vinge. Mina küll tiirutan siin veel veidi edasi, teiega kohtume pärast pausi. Tere tulemast tagasi, sõbrad! Mina olen vahepeal jõudnud pagarituppa ja kohe läheme vaatame edasi, mida põnevat veel siin Viljandi Kutseõppekeskuses võimalik õppida on. Ingrid Iiris on ise Viljandi Kutseõppekeskuses õppinud, siin hariduse saanud ja töötab nüüd siin kutseõpetajana. Mida sa täpsemalt siin õppisid? Ma alguses tahtsin tulla mööblirestauraatoriks ja siis ma otsustasin, et ma seda ikka ei tee ja tulin viimistlejaks. Ja siis ma käisin noormeistri võistlusel, sain teise koha, sain seega paberid kätte ja kui eksamite aeg tuli, mõtlesin, et teen ka plaatimiseksamid. Mida kõike siin võimalik õppida on, et oli sul kindlasti veel muidki mõtteid, et mida võiks õppida siin? Meie osakonnas on võimalus õppida viimistlejaks, elektrikuks, plaatijaks, ehitajaks, puussepaks, hoonete tehnosüsteemide ehitajaks, mööblirestauraatoriks ja isegi löötspillide valmistajaks. Aga mida sa ise täpsemalt õpetad praegu õpilastele? Ma ise õpetan plaatimist ja krohvimist, aga kui keegi haigeks jääb, siis ikka asendan teisi ka. Mille vastu noored kõige rohkem ise huvi tunnevad, mida kõige rohkem küsivad? Viimasel ajal on viimistlus ja plaatija kõige rohkem. Et siin käiakse plaatimises ka sessioonõpetel, täiskasvanud tulevad ja lähevad. Ja saab pärast lihtsalt tööle ka? Viimistlejaid ja plaatijaid tahetakse ikka tööle ja üldehitajaid ka muidugi. Aga siin on eraldi puiduhall ka ja tõesti nägime õigesti, et seal oli depolõõts valmis tehtud siinsamas majas. Ja siin tehakse löötsa kursused on ka nii-öelda. Et teedki nullist ja teedki valmis selle. Kuidas siin poiste ja tüdrukute nagu see osakaal on, et on rohkem poisse või tüdrukuid, kes tahavad maalreks või hoopiski siin tapitseerijaks õppida? Maalreid ja plaatijaid tüdrukud on nii-öelda rohkem kui poisse ja üldehitajaid ja puiduosakonnas on siis poisse rohkem. Mida kujutab endast üleriigiline kutsevõistlus Noor Meister? See on siis võistlus, kus igast kutsekoolist läheb üks õpilane võistlusele, et tõestada, kes on nii-öelda parim maaler, siis kui viimistluse ala peal lähed võistlema. Seal on siis erinevad etapid, sul peab olema enda vabakava, sa pead tapeetida, pead oskama ja ka nurka nii-öelda pahteldama ja kõik teised teipimised ja kõike nagu hinnatakse seal, et ukse värvimised ja siuksed asjad. Ja see kestab tavaliselt 2 päeva. Ja esimene kuni 3. koht saab siis paberid kätte nii-öelda. Siis oled ka seal käinud ja sul läks seal väga hästi? Ja ma tein teise koha ja nii-öelda see kool siis sai teise koha viimati 10 aastat tagasi. Ma tõin uue võidu siis selles suhtes. Aga ma ei oleks tahtnud vist esimest kohta ka saada, kuna see oleks läinud edasi siis üle maailmsele nagu võistlusele ja siis ma oleks pidanud hakkama Tallinna käima ja ma mõtlesin, et teine koht on ka väga hea tegelikult. Ja sain ka paberid kätte. Mida sa ise tunned, et mida sul annab see teadmine, et sa oled nüüd noor meister?
no see andis väga palju vist, et ma juba siia kooli nii-öelda tööle sain tagasi õpetajaks või noh, ma sain siia tööle õpetajaks ja üleüldiselt see sõna juba, et noh, meister nii-öelda, et annab väga palju juurde juba. Miks ma peaksin tulema õppima just sinu juurde, just siia kooli? Kuna ehitus ei lähe mitte kunagi mitte kusagile ja see on ju endalgi hea, et kui sa oskad pahteldada või värvida, et sa saad ise hakkama, mitte see, et sa nüüd palkad kellegi, vaid pigem see, et keegi palkab sind. Et sa saad nii-öelda teha need tööd ära siis. Sa oled tõesti väga tubli, aitäh sulle väärt informatsiooni eest ja jõudu tööle! Aitäh! Me oleme jõudnud nüüd auto- ja metalliõppe osakonda ja kutseõpetaja Kristjan. Mida te siin täpsemalt ehitate, mida te siin täpsemalt valmistate? Peamiselt remondime, hooldame sõiduautosid. On ka diagnostiku eriala, kes just elektriga tegeleb. Ja huviring on meil ka olemas, et huviringis saavad osa võtta siis õpilast pärast tunde. Sellega tegeletakse siis motospordiga kõige rohkem. Ja on ka suuremaid projekte, et meil on niisugune saunabuss, et vana õppesõidubuss, millest ehitatakse niisugune buss, kuhu taha läheb saun, duširuum, eespool on toolid, lauad. Erialadest on meil veel lihtsustatud õppekavaga sõidukipindade hooldaja ja rehvitehnik. Tõstukitel on meil siin Kiiad, mis on antud meile kooli koostööpartneri poolt, Kiia auto poolt. Ja see võimaldab meil õppida uute ja moodsate autodega. Peale tehnika on meil ligipääs ka remondimanuaalidele, mis on Kiia inseneride poolt loodud ja siis kasutades neid saame me kõiki töid õigesti teha. Tegeleme ka keretööde ja ka auto ja bussiga sõitmisega. Mida te täpsemalt nende ilusate Kiiadega siin teete, kas uue auto võtate lihtsalt juppideks lahti, panete uuesti kokku tagasi või on need kannatada saanud autod ka siin? Tegelikult on need uued autod. Me võtame lahti kokku ja viime läbi ka hooldusprotseduur, et alati ei pea autol tükk ära võtma ja tagasi panema, et seal on ka muid hooldusvariante olemas. Saab ka pesta, rehve vahetada, nii edasi. Lisaks õpilastele, et õpetame õpilasi, õpime ka ise, et Kiiaga koostöös on meil vaja end täiendada, käia Lõuna-Koreas õppimas, Saksamaal õppimas, uute Kiia tehnoloogiate või üldse autode tehnoloogiate kohta. Ja siis meie pakume omalt poolt Kiiale seda, et me koolitame kogu Baltimaade Kiia esinduste tehnikuid. Kõige rohkem on Eestis esindusi, et siis meil on Eesti grupp ja Läti-Leedu grupid on veel omaette koos, kus me teeme inglisekeelseid koolitusi. Ja keevitustööd saab ka õppida siin samas? Keevitus on ka meil olemas, jah, metalliõppes. Kui on näiteks mõni väga hea fantaasia lennuga õpilane, kes on oma ideega tuleb kohale, et võib ta välja pakkuda ka, mida tema ehitada tahab näiteks? Jah, ja keevitusõpetaja just seda soosibki, et ta püüab õpilasi innustada ise projekte välja mõtlema. Nagu meil on ka eelmisel aastal tehti üks parv, mis on Viljandi järve peal ka sõitmas käinud. Kui teie osakonnas nüüd head õpetussõnad kaasa saada tulevikuks, siis millised väljavaated on, ütleme, tööturul leida hea töökoht? Praegu õpetatavatest erialadest tööandjate poolt kõige nõutum on autopleksepp. Et see õpilaste seas hetkel ei ole kõige populaarsem, aga tööd, kui sooviks leida, siis see oleks just kõige parem valik. Ja reaalselt saab kaasa ka oskuse libedaga sõita, sest olen kuulnud, et teil on siin ka libeda rada olemas. On, koolil on täitsa enda libeda rada. Üks osa on, et B-kategooria puhul peab seda libeda rada lõppastme koolitusena nagu nii läbima ja koolis on see kohe olemas. Aga siin saab proovida ka õppur siis bussi või veoautoga libeda oludes sõitmist. Paljud noored tahavad saada ka õpetaja kogemust ikkagi piiri taga, et kui reisimine jälle nagu soositud on, et te korraldate sellist välisõpet ka, jah? Jah, meil on eraldi välisõppe koordinaator ja meie osakonnas on õpilased käinud näiteks Küprosel, Skandinaavia maades ja ka Leedus. Miks tulla teie juurde õppima? Oleneb erialast, aga peamine, et endal huvi pakuks. Et kui huvi ei paku, siis ei ole sobilik eriala. Kel meeldib sõita autoga, saab autojuhiks õppida, kes tahab neid remontida, värvida,
kas automaaler, autotehnik või kui päris autosõber pole, aga metalliga tahaks töötada, saab keevitada. Autoremondi lukksepad on ja jäävad seni, kuniks me sõidame autodega ja kui me vaatame nüüd kaugemasse tulevikku, isegi juba praegu, elektriautod tulevikus veel rohkem vuravamas meie teedel. Jah, aina rohkem. Ja meil koolis tegeletakse sellega, et tehakse praegu projekti raames ühte pagi, mis töötaks elektrimootoriga. On juba tehtud elektrikart ja suurem projekt on veel, et tehakse ühest vanast bensiinimootoriga autost elektriautot. Et see on siis vana Mersu, mille tulevad siis Mitsubishi elektriseadmed külge. Ja koolitame end ka igati elektriautode teema puhul. Eriti tähtis on seal ohutus. Et tulevikus garaažis hätta ei jää. Aitäh teile infot jagamast, Kristjan. Jah, palun. Miks peaks tulema Viljandi kutseõppekeskusesse õppima? Põhjusi saab olla mitu, aga kõigepealt peab olema tahtmine õppida. Kõige nukram on alati olukord siis, kui meil on noored, kes tulevad siia, ema tahtis või vanaema ütles või vanaisa ütles, et sa pead minema ja nende koolis püsimisega me näeme päris palju vaeva. Kutsehariduses tervikuna on ju väljalangevus kusagil 20%. See on päris suur. Me oleme suutnud seda natukene vähem tasemel hoida, aga koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, grupijuhendajad, aineõpetajad, kõik me püüame neid õpilasi nagu hoida enda juures. Ja see on üks põhjus, et meil on hea ettevalmistus igat masti õpilase koolis hoidmiseks. Me oleme panustanud sellesse, et meil on tugisüsteemid, kaasaegne tehnoloogia, nii et miks peaks meile tulema? Kindlasti sellepärast, et siit koolist saab hea hariduse, ehk meie lause ju kõlab ka, oled sa noor või vanavõitu, õppima võid tulla ikka vanavõitu. Suur aitäh, Tarmo, sedavõrd sooja vastuvõtu eest ja mida muud kui kohtumiseni sügisel. Tänase saate võiks võtta kokku üleskutsega tere tulemast õppima. Selline sai tänane saade siin Viljandi kutseõppekeskuses. Mina ootan meie järgmist saadet ja mida muud seniks kõike head järgmise korrani.